Ken, meie oleme siin rannatennise melu keskel. No kui tihti teil siin trennid toimuvad? No, meil on iga päev esmaspäevast reedeni, et noortel on isu käia ja tulemust on head, nii et tuleb teha iga päev. No kui noored siia tulla saavad? Me ootame tegelikult ka vanus juba 7 alates, aga paraku hetkel on aeg näidanud, et me konkureerime liiga paljude spordialadega hetkel veel, aga sellegipoolest on meid üpris palju vanus 12 kuni 16, 17, et kindlasti, kui on huvi, siis võiks juurde tulla meid siia. Mis need rannatennise reeglid on? Kuidas see mäng käib? Mäng ise on selles mõttes väga lihtne, siin võib palliga saada vahepeal. Et mäng ise on selles mõttes väga lihtne, et pall maha põrgata vei, meenutab rohkem sulgpalli. Sul on siis üks serv, mille sa võid viia siit joone tagant. Ja edasi siis on paaris mäng tavaliselt, kus siis tuleb ühe puutega pall üle võrgu toimetada vastase siis mängualasse. Adelia, kaua sina siin rannatennise trennis käinud oled? Trennis olen käinud 4 aastat. Mis sulle rannatennise puhul siis meeldib? Et kogu aeg saab soojas olla, reisida soojale maale, siis üleüldse atmosfääri inimesed on väga head, lõbusad. Reisida soojale maale, kas te käite siis võistlustel ka või? Jah, päris palju. Oleme käinud Hispaanias, Portugalis, Reunioni saarel, Itaalias, erinevates kohtades. No mis need peamised asjad on, mida mina võiksin silmas pidada, kui ma nüüd kohe platsile lähen? Millele ma keskenduma peaksin? Keskenduda võiks sellele, et kui tennis ja muud sellised reketialad eeldavad hästi tugevaid lööke ja selliseid pikki liigutusi on, et siis siin on vaja, kui sa vaatad tüdrukud on ju ja siin poiss, et nad teevad hästi lühikseid liigutusi, sest pall lendab hästi lihtsalt. Et selles mõttes keep it simple. Löö high five, valmis. Sama mõte tekib sellega, et sa proovid reketiga anda pallile high five. That's it. Et selles mõttes ei ole midagi rasket. Kui me tahame loomulikult natukene areneda, et siis tulevad detailid juurde, aga proovi. Et anna pallile. Kui tugevalt ma lööma ei pea. No selle ongi tunnetusasi. Et näed, et sellest piisas. Pane üks või? Ma panen ühe veel. Pane üks või? Vaatame, mis saab. Oppa! Sorry! Aga ikka veits läks. Väga hea, pall oli platsil. Aga jah, päris vinge, päris äge, päriselt hästi selline mugav reket ja pall lendab väga kergelt. Mis sinu enda saavutused on olnud selle spordialaga? Kõige hilisem hea saavutus on siis 2 pronksi MM-il U16 tüdrukute kategoorias ja siis U16 segapari kategoorias. On sul mingid eesmärgid ka, et kuhu sa rannatennisega jõuda sooviksid? Jaa, kindlasti maailmameistriks. Maailmameistriks? Yeah. Muidugi? Muidugi. Kas on siis nii, et igaüks võib reketi kätte võtta ja tulla mängima? No, ütleme niimoodi, et mul oli selle võrra kindlasti lihtsam, et ma olin mänginud varasemalt siis Eestis ka võib-olla mitte nii tuntud küll, aga reketiala, mis on reketlon ehk siis lauatennis, sulgpall, squash ja tennis. Selles mõttes väike eelis ikkagi oli, aga ma tahaks öelda, et õppida seda ala on äärmiselt lihtne. Et nagu öeldud sai, mees metsast võtab reketi ja võtab palli ja saab omavahel koksida. Kui sina siin platsi peal oled, mis sa ütleksid, mis sinu tugevus on rannatennises? Rannatennises võib-olla väljaku mõistmine, palli nagu õigesse kohta mängida. Kas sina soovitaksid noortel siia trenni tulla? Jah, kindlasti. See on väga lõbus. Kui veel ei ole spordiala, siis tulge siia. No nii, tule mängu. Nii, ideaalne. Nii, lööki. Õige, võid lüüa tugevalt. Löö tugevalt. Nii. Ma olen läbimärg, aga rannatennis on täiega äge. Minge proovima. Ja ma usun, et ma hakkan ka seda rohkem mängima. Tšau!